autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad! Autotund on eetris. Täna oleme me kõik ilusti üle interneti. Stuudios on Tarmo Tähepõld Autogeeniuse portaalist, teisel pool on Martin Mets Geeniusest ja kolmandal pool on Tõnu Korral Autoleht ja ühtlasi ka Geenius, kes ei ole seda uudist veel kuulnud, siis me oleme kõik nüüd ühes majas. Täna uudiste osas räägime rendimotikatest. Siis räägime suurest suverehvide testist, mida me ei teinud küll ise, aga me saame selle üle arutada ise. Käisime ühe uue elektriautoga sõitmas ja ühe bensiinikaga ka, üllatus. Ja siis teil on hingel ühe diktaatori Maybach. Just, ja siis saate teises pooles me võtame korraks ette ühe igipõllise vaidluse, mis meil siin toimetuses on käinud aastaid ja ma ei tea, kas see vaidlus kunagi ka millegiga päädib. See on kilovatt versus hobujõud. Nii, selle nädala, tavaline meie rubriik, et nädala põnevaim või meeldejäävaim sündmus, ma ilmselt selle lihtsalt võtan kõik endale praegult, sellepärast te võite minna kohvi teha omale, ma nüüd hakkan räntima. Tegelikult on lahtiütluse mõttes, et sellest sünnib artikkel, kus kõik osapooled saavad sõna, saavad selgitada, saavad kaitsta ennast, nii et selles mõttes, et ärge, kes osapooltest seda kuuleb, ärge muretsege, teile antakse sõna. Aga praegu sa ründad kõiki ära, on ju? Jaa, nii, väga hea, just räägi. Esimeselt positsioonilt, ei no ma ei taha rünnata, aga ühesõnaga kuulume me kõik sinna või vähemalt osad meist gruppi, näiteks elektriautod Eestis Facebookis, ja siis sa kuuled, ise oled sõitnud paari elektriautoga ja meil siin toimetuses ja kuuled, kuidas nagu avalikes laadijates elektriauto laadimine ei ole selline, ma siin toon nüüd mitmeid mobiiltelefoni võrdlusi, ei ole selline, et sa paned juhtme taha ja hakkab laadima. See on üks lõputu, kuidas ma ütlen, loto, selline 50-50. Ja otsustasime, et püüame selle siis lahti rääkida, et miks elektriauto laadija ja elektriauto omavahel nii tihti tülli lähevad, kuigi tavatarbija mõistes võiks ju olla selline, et sa paned ta külge ja ta hakkab laadima. Aga selleks, et seda lugu teha, ma võtsin siis nädalavahetuseks uue Citroen C4 elektriauto ja sõitsin mõned need kiirlaadjad läbi. Just panime rõhku nendele ultrakiirlaadjatele. Kasutasin 3 erinevatel aegadel ja vahepeal võtsin isegi Elmo rendist ühe teise elektriauto, et välistada see, et asi on autos või Tulemuseks on see, et need ultrakiirlaadjad, mis Volt, Eleport ja siis uus firma Ruex meil siin pakuvad, peaks pakkuma võimsust 120 kuni 160 kilovatti. Mitte ühelgi juhul ei õnnestunud mul saada rohkem kui 65 kilovatti. Seda, millega ta sul laeb, oli pigem kippus need võimsused olemas seal 37, 40, ühesõnaga täiesti selline tavalaadija võimsus. Okei, sinest selge, siis on nii, aga ma maksan seal nagu seda kallist kilovatti hinda ja kui ma olen läinud, olen suunaga teel Lõuna-Eestisse ja ma tahan tikupoisis kiirelt oma Citroeni ääreni täis lasta, või tähendab siis, ma ei tea, 80%-ni. Ja siis avastad, et sa laed seal rõõmsalt sellise mingi 47 kilovatiga ja see on tüütu. Ja see on jube tüütu ja siia otsa tulevad kõik need elektriautogrupi lood, kus on kontaktid niisked. See on väga uus, see on väga kuum teema oli talvel see tõesti, et ma olen varem sellest mitte midagi kuulnud, aga saan aru, et kui kontaktid on niisked, siis on asi jama ja viimasel ajal on kontaktid väga palju niisked. Ja siis ma kurtsin seda luguga, käisin Sass Enno, eks ju, kes ostis omale Honda E, kes masohistina tihti sõidab pikki maid oma selle talvel 100-kilomeetrise sõiduulatusega autoga, kes tihti laeb samuti seal laagris, ultrakiirles voltis, käib tikupoisis ja ta ütles, et see on jumala tavaline asi. Ja eriti loll selle juures on see, et siis sa helistad sinna supporti
ja laadija support ütleb, ja ei, meil tundub siin korras, et asi on vist ikkagi autopoolne. Ja siis kordad automüüjale ja siis sealt öeldakse, ei, see asi on ikkagi laadjas, et auto küll ei tohiks tõrkuda. Võt nii. Ja selles mõttes, et Citroen loomulikult ei laegi 160 kilovatti võimsusega, vaid tal on maksimum 100. Ja ma saaks aru, kui see võimsus tiksub seal kuskil 85, et ma ei tea, akut hoida mingi tarkvara, aga no kuulge 47 ei ole normaalne või 37. Vat, selline ränd, siin on asju, ühesõnaga mingid asju veel, mis me kõik siis võtame nüüd põhjalikult uurimisse. Aga selle kõige ma lõpetaks ikkagi võrdlusega, et me oleme selles kogu elektriautonduses. Ma ei väida, et see kindlasti ongi tulevik, aga me oleme täpselt selles kohas, kus Martin äkki sa mäletad aastaid peast, kas 2010 või 2011, kui esimene iPhone oli juba väljas. Eks ju? Ja Nokial oli seal oma mingi Symbian, eks ju, Android juba oli olemas, selline nutitelefonid algusaasta, et iPhone on siis antud juhul Tesla, kes töötab väga hästi oma ökosüsteemis, eks ju. Kui sa oled Ameerikas, sul on see Tesla, sul on need superchargerid, nende kohta ma ei ole kuulnud, et seal mingi terrorit väga oleks. Aga jälgides siin neid Inglise autoajakirjanikke, siis selle ülejäänud avaliku laadimisvõrgustikuga on Inglismaal täpselt see sama jama. Sa lähed kohale, see masin on, seda juhtus mul ka muidugi, et see läks meelest ära. Üks masin oli üldse offline, sellele pidi support restardi tegema. Siis mul ei õnnestunud äpp ei lõpetanud sessiooni ära, ma pidin kasutama emergency stop nuppu, naastes 3 tundi hiljem sama laadija juurde, selgus, et mu sessioon veel kestab, oli kestnud juba 3,5 tundi, vähemalt äpi järgi. Raha siis ka jooksis. Samas voolu ma ju ei tarbinud, nii et ilmselt nagu ei jooksnud raha. Ja ühesõnaga, eepiline. Kahju, ma tegelikult, ma ei läinud otseselt nagu otsima, et nüüd ma nendele masinatele nagu annan raske ülesande. Ei ole, ma läksin oma elektriautot laadima ja see ei toiminud. Ühesõnaga, siit võib tegelikult selline õppetund on ikkagi vist see, et see elektriauto täna kahjuks või õnneks on selline, et kui sul on terve laupäev, nagu sinul oli, aega lõbutseda, proovida, vaadata, siis miks mitte, aga selline tavatarbija, tavakasutuseks, kes ikkagi tahaks lihtsalt sõita, siis... Jah, sul on seal brošüür, see auto ju reklaamib, ma ei tea, 100 kilovatise laadjaga laed sa 10% 80-le mingi poole tunniga või 15 minutiga, mis iganes auto sul seal siis on. Ja sa lähed kohale ja sa aru, et ei ole. See, mis sina arvestasid, et ma teen tikupoisis 20 minti, võtan võiku, samal ajal, eks ju, see tulistab mu auto täis, ei ole, istud 1,5 tundi või ükskõik mis hetkel, mis tuju sellel laadjal või sellel autol on. Võt nii. Selge. On kommentaare, kelle Tõnu juba läkski kohvi tegema, ma saan aru. Millal sa viimati elektriautot ka käisid, sõitsid, laadisid? Mina? Jah. Oled sa kunagi teinud seda? Jah, vaata, sellest võib rääkida, millal ma esimest korda tegin. Seda ma tegin vist juba 10 korda tagasi koos sinuga. Aga see on nagu oli 10 aastat, oli küll, 10 aastat tagasi. Hämmastav, kui vähe see asi arenenud on vahepeal. Võt. Nii, aga jätkame siis elektriteemadel, et üks huvitav uudis, seesama Elmo Rentkeli autot ma ka kasutasin, tuleb aprillis välja elektriliste rendimotikate teenusega. Õigem vist tuleks öelda rendirollerid, sest nad sõidavad kuni 45 kilomeetrit tunnis. Tallinnas saab neid esialgu rentida, pärast ka Tartus. Need on ühesõnaga siis täis elektrilised, näevad väga ägedad välja. Aga nüüd on küsimus, eks ju, et kes siis seda rentida saab. Helistasin, täpsustasin, et hea asi on see, hea uudis, et nende rentimiseks peab sul ikkagi olema kehtiv juhiluba ja sa pead olema vähemalt 18-aastane. Aga sul ei pea olema mootorratturi nagu ühesõnaga neid lube. A-kategooria ei pea olema, jah. Mis selles mõttes ma arvan, et sellest ei tule nüüd mingit esialgu vähemalt uut sellist õudusunenägu kõikidel ülejäänud liiklejatele nagu tõuksidest. Oota, kas sa tead, palju neid tuleb? Ma ei tea, palju neid lõpuks tuleb, esimese patchiga tuleb 10. No see pole vist hullu.
jah, aga nüüd on natuke on see, et kui neid tuleb natuke rohkem, siis hakkab ikkagi liiklusesse sisenevad mõningad sellised, tõin selle näite, vaata nagu eestlased lähevad Taisse või Baalile, siis ju tihti inimesed rendivad seal esimest korda, istuvad üldse kaherattalise sõiduki selga, mootoriga ja hakkavad siis õppima seal. Ja ma arvan, et nende rendimotikatega juhtub nüüd natukene sama asi. Et nad ei ole, eks ju, ülemäära kiired, aga 45 kilomeetrit tunnis, kui sa ei ole mitte kunagi kaherattalisega, ja ma ei räägi jalgrattast, vaid siis nagu mootorsõidukist, liigelnud ja sa sisened, kuna neid rendipunkt tuleb esialgu Viru keskuse sinna Elmo alale, sa sisened kohe Tallinna kesklinna nendega, siis ma julgeks kutsuda autojuhtu üles ettevaatusele siis seal Viru keskuse parkla väljumist selle juures, sest sealt hakkab suvel ilmselt tulema selliseid noori entusiastlikke ja ka vanemaid elektrimotika juhte. Et ma ei tea, ägedad nägid, ma arvan, et ma küll lähen võtan, aga võib-olla ei võta ka, sest tegelikult ma kardan kaherattalisi. Ma ei tea, on kommentaare, ma nüüd jälle rääkisin ise. Ei, mul küll tekkis tahtmine samamoodi nagu sul, et mul ka ei ole mootorratta lube, aga siukse asjaga võib-olla julgeks ära proovida. No tal on 3 kilovatti mootor, eks ole, et ei tohiks väga hull olla. Selles mõttes ta ei hüppa, jah, ta ei ole ilmselt mingi sükene 0-45 3 sekundiga. Üks natuke vist kogenum tsiklisõitja ütles muidugi, et palju õnne, et seal need higised kiivrid, seal kiiver tuleb koos motikaga loomulikult kaasa, et palju õnne, ma ei tea. Ma arvan, et antud hetkel see higine kiiver, kui sa tuli uue kasutajana et on küll kõige väiksem mure, mis sul on. Ma tahaks varsti näha, et Eesti tänavatel saaks juba neid karte ka ikka laenutada, et saad kardiga sõita. Nagu Jaapanis, Tokyos saad nagu need kartidega tänaval sõita, et ma tahaks juba seda ka näha. Seal vist mitu tuuripakkujat oli, aga Nintendo või kes siis seda Mario brändi omab, et kas siis lõpetas selle nalja ära või kaebas kellegi väga sügavale kohtusse, et see oli ikkagi mingi kaubamärgi kasutamine. No ega vaata Tallinna tänavatel ei saaks nende kartidega sõita ka ju tegelikult. Seda küll, jah. Ei, aga saab maastikukart. Pagi. Ja. Nii, suverefi test, siin saab Tõnu rohkem rääkida, sellepärast, et sina selle testi minu teada ära tõlkisid, eks ju? Jaa. Sul peaks see lugu enam peas olema. Jaa. Autopildi test. Autopildi test, meie saksa kolleegid ja selles mõttes ma tõstaks teda teiste suvereffide testide seast sellega esile, et see on nii suur test, selles mõttes suur, et see sisaldab kokku siis 53 erinevat treffi jooksu, et 53 erinevat treffi alustas seda testi pidurdamistestidega siis märjal ja kuival ja nendest siis paremad said põhitesti oli hästi põhjalik, lisaks kõiksugu sõiduomaduste mõõtmistele sisaldas ka rehvide kulumise mõõtmist, mis ma arvan on Eesti autoostjatele ka väga oluline, et kui kiiresti need rehvid siis kuluvad, et rehv võib ju väga hea olla, testis näidata ennast väga heast küljest, aga kui selgub, et ta kulub väga kiiresti, siis on sellest ju väga vähe tolku, eks ole. Aga korra selle juurde, et Eesti kontekstis on need enamik nendest rehvidest ka Eestis müügil, kuidas see Saksa-Eesti turg on sarnased? No selles mõttes, et Eestis müügil, Saksas müügil, et tänapäeval ju enamik rehve, nii palju kui ma olen ka tuttavatega rääkinud, enamik rehve ju ostetakse ka veebipoodidest. Et siin tänaseks vist seda küsimust ei ole, et kas saab, et jah, loomulikult on nad olemas. Tuleme korra selle juurde, et enamik rehve ostetakse veebipoodidest. Et huvitav, kas see on rohkem selline entusiastide teema, et nagu teie kaks, või selline tavainimene. Okay. No mina tean, et aga see kolmas, kust sina ostad? No minul oli lihtsalt see asi, et ma sügisel uued suverehvid, sellepärast, et mul üks läks katki ja mul ei olnud ju varianti seda, et ma nüüd ootan, millal see aga kuidas? Kas siis esindusest? No ma sõitsin ühte putkasse, kus müüdi uusi rehve ja läksin sinna sisse ja ostsin ära lihtsalt, sest ei olnud varianti.
no üks asi veebipoe puhul on see, et olgu, et need hinnad hindadeks, aga ma ei räägi ainult rahvusvahelistest veebipoodidest, sest Eesti oma rehvimüüjad on ka ju kenasti veebis. Ja teine asi on see, et veebist ostes ju sageli sulle tuuakse need koju kätte, eks ole, sa ei pea nendega jändama ise. Aga see, minu arust naljaks, kui ühe edetabeli puhul, mis on rehvid oma, minu arust kõige olulisem selle edetabeli juures ei ole üldse, ma ei tea, 10 esimest, vaid need 20 viimast või siis, mis siin on, ühesõnaga see on jaotatud 3 ja see punane peale esimest seda pidurdustesti märjal ja kuival, mis ta on siis 14 tükki põhimõtteliselt ei kvalifitseerunud üldse järgmisesse fooru. See tähendas jah seda, et see algne pidurdustest, mis tehti, et need rehvid juba pidurdamisel on, võib peaaegu öelda, et ohtlikud selles mõttes, et nad pidurdavad, siin kõige markantsem vahe oli 20 meetrit oli pidurdusteekonna erinevus kõige parema ja kõige halvema rehvi vahel. Kujutage ette, 20 meetrit. Et selles mõttes, et see on ju mitte üks autopikkus, vaid õige mitu autopikkust, et selle aja jooksul mitte üks avarii ei jõua juhtuda, vaid selle aja jooksul jõuab mitu avariid, eks ole, juhtuda, et see on nagu täiesti uskumatu ja need nimed on siin ka kedasti üles loetud, et päris tõsiselt, et ma tean, et paljud võtavad võib-olla seda asja ainult hinna järgi, et valivad endale kõige odavamad rehvid. Ja ma ei ütle, et selle 53 rehvi seas on siin nüüd kõik maailma rehvid, mis need on, see mõõt siin oligi 16 tolli. Aga 53 siis ikka päris paljud peaks nagu mahtuma, et kes selle testi võtab kätte ja läheb poodi, et vaadaku kas või see pidurdustulemus üle, et ta ei ostaks rehve nimega, nii ma nüüd ütlen. Double Coin, Maxtrek, Achilles, jumal küll, mis need nimed on. Achilluse kand. Jaa, Achilluse lõpuots on täitsa müstiline ja ma ütlen, et siin on selles viimases punases alas ei ole küll ühtegi nime, mida ma varem kuulnud oleks. Jah, seda võib küll öelda, et võib-olla selle järgi ka lugejatele, et kui tõesti sa ei ole kuulnud, et siis on hea nagu vihje. Siis peaksid kindlasti just, jah, et siin on, eks ju, aga räägime, ma nagu esikümmet ette ei hakka lugema, aga samas võitja minu arust paljud, meie oleme seda nime kuulnud, aga müstilisel kombel või ei võitnud seekord sugugi mitte, eks ju, tuntud, ma ei tea, Pirelli, Continental, Michelin, kes need tavaliselt seal eesotsas rokivad. No Pirelli, Continental, Michelin on kõik seal eesotsas täiesti esindatud, et selles mõttes aga esikoha võttis seekord firma nimega Kumho. No, ega siin ei ole ka väga midagi minu arust imestada, sest et see on ikkagi tuntud tegija, et pigem nagu siin võib-olla esile tõsta seda, et Kumho on ikkagi suhteliselt tuntud, aga ikkagi tuleb möönda seda, et isegi ka päris sellised tundmatud rehvibrändid, ütleme, mis olid võib-olla 5 aastat tagasi tundmatud ja võib-olla on Hiina päritolu, eks ole, mida hullult kardetakse, siis tegelikult sellised uued tegijad paljudki murravad selle 20 parema sekka, seda me oleme ka varasemates testides läinud ja mitte ainult 20 sekka, vaid mõned lõpetavad ka esikümnes, et näiteks esikümnest võib leida sellise nime nagu Debika rehvid, mina olen seda paar korda varem kuulnud, aga praegu tase, et võistleb Continentali, Bridgestone'i või Pirelliga, eks ole. Et ja ei ole midagi naerda selles mõttes, et nii põhjaliku testi põhjal, ma enne mainisin seda kulumise kiirust, eks ole, et ei ole mitte midagi ette heita. Suurepärane rehv ja odavam kui siin need nimetatud suured nimed. Ja kui ma vaatan seda nüüd toppi, mis siis lõpuks, ühesõnaga finalistid, palju neid oli 20 peaaegu. Et ühesõnaga hinnavahemik on selline 215 kuni 320, aga valdavalt on nad kuskil seal 260 juures. Jah, 16 oli seda rehvid. Just, nii et tegelikult siin ei ole isegi sellist väga suurt hinnavahet, et sa ilmselt saad valida endale siis kõige olulisema omaduse näiteks selle järgi otsima hakata, et kas sa tahad, et nad võimalikult kaua vastu peaks või on sul näiteks tähtis vaikus, mis minu jaoks on oluline, kui sa oled mingi eriline, ma ei tea, tahad käia aegalt ringrajal, siis ilmselt vaatad nagu rohkem pidavust, aga et need hinnakäärid ei ole üldse kogu selles kambas. Hinnakäärid ei ole suured, aga ma rõhutan veel kord seda kulumist, eks ole. Et selles, kui kiiresti rehvid kuluvad, et seal on ka parima ja halvima vahel peaaegu 2-kordne. Nii et ses mõttes, et autolehe lugejad ja autogeeniuse tellijad
saavad vaadata, et kes need täpselt seal on, et kui hind on sama ja üks rehv sõidab sul 50 000 kilomeetrit ja teine 26 000, et siis on ju päris suur vahe. Ja täpsustan, et see, mis ma ütlesin, see 260, see on eks ju jooksuhind, mitte ühe rehvi hind, et kui keegi siin tooli pealt maha kukkus. Et nii kalliks need rehvid ei ole veel õnneks läinud. Vot, et praegult, mis me lindistame esmaspäeval, et praegult peaks see autoleht olema veel müügis ja kes jääb hiljaks, siis autogeenius.ee lehelt leiate suverehvide testi. Nii, mis mul siin veel on pandud kirja, käisin sõitmas uue Opel Mokkaga, tahtsingi sellest hästi lühidalt lihtsalt mainida, et sisuliselt ehk siis oli ka elektriversioon kohe saadaval, tegemist on siis Citroen C4, millega ma käisin nädalavahetusel sõitmas, ja Peugeot 2008 Opeli versiooniga. Ja ma ütleks, et väga äge versioon, minule meeldis, eriti see, ja ainuke, mis ma tahtsingi siin esialgu välja tuua, oli see, et kui sa vaatad need autode reklaamfotosid, siis nad on alati mingis giftis värvis või seades ja siis sa tead, et see kõik maksab õudselt palju raha tegelikult. Aga see roheline, mida Opel Mokkal kasutatakse, selline, ma ei oska öelda, ühesõnaga, hästi järk, ilus roheline, on standardvärv ja kõikide teiste värvide eest pead sa mõned sajad eurod juurde maksma, mis tähendab seda, et kui sa tahad igavat halli Opel Mokkat omal osta, siis jumal tänatud, sa pead selle eest juurde maksma. Nii. Kõige olulisem osa selle auto juures oli värv. Ma just tahtsingi sinna jõuda, et kas peale värvi on ka nagu millestki rääkida või ei ole? Sellest, et Opel ei ole enam igav. Opel on minu arust paar viimast aastat olnud, et mis nad, 2017 võitis Opel Astra Eesti aasta auto. Martin, ära palun siia aasta auto. Ma illustreerin ja 2018 sai selleks Insignia, kui ma ei eksi. Ja millegi pärast me ei näe liikluses jätkuvalt tohutut kogust Astraid, Insigniaid ja pärast seda on Opel nagu veel eriti ära kadunud. Nende linnamaasturitest ei ole mõtet üldse rääkida, sest need on olnud ikkagi suhteliselt paduigavad. Siis nüüd selle Mokkaga on Opel teinud päris julge ja minu arust õige sammu, et saada tagasi pildile. Ega ta sõiduomadustelt on ta ju, ta ei saa olla kardinaalselt erinev, kui on see Peugeot 2008 või Citroen C4. Ma arvan, et siin hakkab mängima ikkagi juba kas siis väike hinnavahe ühe või teisega või puhtalt disain. Aga selles Opel Mokkas oli sees, oli väga hubane istuda ja kui ma pargiksin kodus ta oma akna alla, siis oleks mul teda ka rõõm vaadata. Ja mõtlen, sõita ei olnud taga halb. Aga selleks, et nagu pikemalt ma arvan, et me peame need kolm nagu ühe pere last kuidagi äkki ühte testi panema, et vaadata, kui palju ühe nagu siis siukse kontserni autod üldse erinevad. See elektriversioon sellises täisvarustuses, nagu ta oli, maksis 38 000 eurot. Ja bensiinimootoriga versioon, mis oli ka seal proovisõidupäeval, oli peaaegu täis, ühesõnaga 22 000 ja oli juba oli seal see kerest erinev värvi katus ja selline ilus. Ja ausalt öeldes, kui ma vaatasin, et paned sinna 2000, võtad järgmise selle varustustaseme 24 600 ja selle eest ikkagi oli juba põhimõtteliselt kõik olemas, mis sul üldse seal Opelile panna saad. Nii et 24 600 eest oli seal autot ikka väga palju. Julge avaldus. Jaa, ma olengi selline julge inimene. Siis Tõnu saab järgmise asjaga sõna, et kui me kunagi rääkisime, et ma ei tea, kas me saates võib-olla ei olegi rääkinud, et Gaddafi Maybach. Jah, mitte, et mina oleksin Gaddafi spetsialist, aga sellega oli siis selline lugu, et tegemist on siis Muammar Gaddafiga, Liibüa endise diktaatoriga, kes on siis meie seast juba 10 aastat tagasi lahkunud, aga miks me temast üldse räägime, on siis tema Maybach. Et ta tellis endale 2010. aastal väga erilise Maybachi. Tänaseks, eks ole, Maybach eksisteerib ainult Mercedese mudelina, toona oli Maybach eraldi mark
ja tegi siukseid väga uhkeid ja võimsaid limusiine, aga tehti ka 8 kupeed ja vot Gaddafi telliski endale ühe nendest 8 kupeest. Ülikihvt auto, minu hinnangul maailma üks suuremaid 2-ukselisi autosid vist üldse, eks ole, ja ülikallis, hind ligemale 1 miljon eurot toona, eks ole. Ja aga mis siis juhtus, see auto sai valmis 2011. aastal, tehti täpselt, eks ole, sellises varustuses, sellises värvis nagu kuulus diktaator soovis, aga tuli 2011. aasta, auto oli valmis, aga Gaddafi vaesekene kukutati võimult ja hukati ja see Maybach ei jõudnudki siis kunagi temani. See Maybach jäigi, ma täpselt ei teagi, kuhu ta täpselt jäi, praegu müügis oli ta Hollandis ja peaaegu sõitnud ta ei ole, selle 10 aastaga läbisõit on tänaseks 2300 kilomeetrit sellel autol ja aasta alguses, kui me esimest korda kirjutasime sellest autost, kui ta müügile pandi, siis nüüd paar kuud jõudis müügil olla ja siis nüüd leidis ostja siis ilmselt natuke vähem kui 1 miljoni euroga. Et siuke huvitav lugu, jah. Aga see ei ole, eks ju, see ei ole ju Maybachi enda tehtud kupee, vaid see on ikkagi Coachbuilder. Coachbuilder nimega Xenatec, et selles mõttes üks päris kõva kerede spetsialist, et ta ei ole jah ametlik kupee, aga arvestades seda hinda, siis tundub, et selles mõttes tegemist ei ole mingi suvalise sosssepaga, kelle ehitatud või tuunitud autod nagu tohutult hinda kaotavad, et paistab, et see Xenatec on piisavalt kõrges hinnas ka järelturul, et tundub, et kollektsionäärid hindavad seda. Ma just mõtlen, et kas neid Xenateci kupeesid on ka teisi müügil jõudnud, et kui palju selles hinnas on seda Xenateci Maybachi ja kui palju võib olla seal seda Gaddafi tausta? No, minu jaoks see Gaddafi on pigem natukene nagu eemale tõukav, aga kihvt ongi see ju, et see ei jõudnud, tema tellis selle, aga ta ei sõitnud selle autoga kunagi, ta ei näinud seda autot, et selles mõttes, et see on nagu kihvt, et ta on just kui diktaatori auto, mis on selline negatiivne seos, aga teisest küljest ta diktaatorini kunagi ei jõudnud. Ja minu arust on ta nii välimuse kui varustuse mõttes päris maitsekas, et ta ei ole nagu kuidagi pidi nõme või kuidas nende autodega kipub olema. Et nüüd see coach building vist hakkab vaikselt taas, see oli vist 30ndatel oli see niimoodi ainult autosid nagu ehitatigi, et tehasest ma saan aru, tuli ainult põhimõtteliselt mootori raam. No kalleid autosid, jah. Ja nagu kere ehitati siis erinevates firmades, ma tean nüüd siin just Jenson Button ja Ant Anstead on kohe avalikustamas oma coach building, mis eestikeelne, kere, kui see oleks ilus sõna, et lihtsalt kerefirma kõlab nagu labaselt. Tegelikult kerestajad olid need firmad. Kerestaja, kes ehitas valmis šassii peale kere, eks ole. Et ta ei ole ainult disain, selles mõttes disain ja ehitad valmis ka, et sa mitte ainult ei joonista autot, vaid sa reaalselt siis ehitad auto kere valmis. Et kas need sellised kerestajad, siin on tehtud ju näiteks, kas see on ka keristamine, mis on tehtud, ma ei tea, Aston Martinist Shooting Brake või need Zagato versioonid Aston Martinist? No Zagato oli... See ei ole mitte tuuning, vaid see on kerestamine. Selles mõttes, et vana tuuning tuli palju hiljem, eks ole, kui kerestamine oli ammu olemas. Et Zagato on üks neid firmasid, kes on kes on üle elanud kõik need rasked ajad, kuulsamatest, kes üle elanud, eks ole, mingid Pininfarinad ja sellised Ital-disainid, et enamik nendest firmadest läks 50ndatel pankrotti või juba sõja ajal pankrotti, kes autodele keresid ehitasid. Ja mõtlengi, et kust läheb piir nagu tänapäevase tuunimise ja kerestamise, et pead ikkagi enamik paneele peavad olema erinevad. Eks see on natuke tundeküsimus ja natukene nagu siukene läheb väga detailidesse, aga sellest me võime eraldi saate teha, Tarmo. Võime? Ei, absoluutselt. Ma arvan, et ma loodan, et kuulajatel midagi selle vastu, kui me siin nädalas mitu saadet välja laseksime. Praegult on see vastupidi natuke laisemaks läinud see asi. Okei, aga nüüd siis põhiteema, miks me kolmekesi siia oleme niimoodi kogunenud, sest et me oleme meie oma toimetuse chati ammu täis rääkinud sellel teemal ja me oleme ikkagi 0 punktis. Tegime nüüd isegi küsitluse. Ma lasen sellel paar päeva selle küsitlusel veel tiksuda Autogeeniuse lehel, kes tahab minna, saab hääletada. Ehk kumba mõõtühikut
küsimus on selline, kumba mõõtühikut eelistad igapäevases autoteemalises vestluses? Kas kilovatt või hobujõud? Aga see asi, meil on praegu 1400 vastust muuses, aga see asi hakkas pihta ikkagi peamiselt sellest, et autoleht on, mitukümmend aastat vana juba on 20 täiseks. 99 alustas ilmumist. Nii, 22 aastat. Autogeenius on toimetanud kohe varsti juba 4 aastat. Ja selle käigus minul, selle 4 aasta käigus on tekkinud ikkagi korduvalt see vimm. Ütleme, räägime siis, mis minul on kogu selle pulli vastu, on see, et ma olen laisk inimene ja ma pean pidevalt tegelema mingi teisendamisega. Et kui ma tahan tõlkida mingit välisuudist, siis ma pean kõigepealt tegema kindlaks, kas seal on hobujõud või seal on brake horsepower, ehk ühesõnaga ka hobujõud on erinevad. Ja mõni pressiteade tuleb, kus on ainult hobujõud ja mõni pressiteade tuleb, kus on ainult kilovatid. Ja siis meil tekkiski küsimus, et kumba siis peaks kasutama või ongi lõpuks ainuõige valik see, et me kasutame mõlemad paralleelselt. Et siin nüüd seda asja ausalt ära rääkida, siis Tarmo on siin väga palju opereerinud hobujõuga ja minul on see silma jäänud ja minul on tekkinud küsimus, et mida tegelikult Eesti tarbijad kasutavad selle juures. Et mul on tunne, et ma ise kasutan pigem nagu kilovatti, sellepärast, et kui ma vaatan Auto24, otsin endale uut autot, siis ma vaatan kilovatti, autotehnilises passis on kilovatt, aga samas siin on välisautoajakirjandus, elab sellises hobujõumaailmas ja samamoodi paratamatult elavad siis ka hobujõumaailmas kõik need turundustekstid, pressiteated, mis meieni jõuavad, sellepärast, et ega ju need, kes neid tõlgivad, nemad ei hakka neid omakorda sealt teisendama, vaid nemad tõlgivad need ühikud ära nii nagu on. Aga selle juures lihtsalt, Tarmo, kui sa ütled, et kes seda peab nagu need hobujõude teisendama kilovattideks, kui seda on vaja teha, siis ma kardan, et see peab ikkagi vist olema ajakirjanik, kes teeb tekstid söödavaks kohalikule lugejale. Nii halb, kui see ka ei ole. Ei, ma olen nõus, kui see nii on, aga ma ei ole lõpuni, ma kahjuks seda küsitlus ei räägi minu kasuks. Millegi pärast me oleme ju kõik need elud, enne kui sul üldse oli mingit autotehnilist passi või enne seda, kui üldse Auto24 eksisteeris, me oleme üles kasvanud turboleht, nendel nätsudel oli, kogu aeg rääkisime ainult hobujõududest. Ja mina ka, ma mäletan. Ja kilovattidest me hakkasime rääkima siis, kui me saime täiskasvanuks ja me pidime hakkama tegelema mingi lollusega nagu autole kindlustuse ostmine, kus nõuti kilovatte ja ma alles siis hakkasin sellega nagu tegelema. Võib-olla siis, võib-olla lihtsalt kiire nagu põige, nagu, et kus see siis tuleb, et tegelikult see kilovati teema Eestis ongi viimase 20 aasta teema või natuke rohkem kui ilmselt siis autotehnilisest passist, see ongi niimoodi levinud, et kõik inimesed, kellega ma nüüd olen rääkinud seoses selle meie suure küsitlusega ja kes on oma arvamust avaldanud, et teen kiire üldistuse, et paljudel puhkudel, kui me räägimegi vanematest inimestest, kes on üle 20 aasta vana, ehk sündinud siis eelmisel sajandil, et paljudel juhtudel ongi olnud niimoodi, et lapsepõlvest kuidagi mäletatakse seda hobujõudu ja hobujõudu juba teadlikult kasutati, eks ole, sest et kogu nõukogudeaegne automeedia, nii palju kui teda oli ja kogu automeediaga 90-ndatel Eestis kasutas ju hobujõudu, rääkimata siis välismaa ajakirjadest. Ja siis mingist hetkest, kui hakkas levima kilovatt tänu, eks ole, siis Maanteeametile ja autode tehnilistele passidele, siis paljud tuttavad ütles, et nad õppisid siis ümber millalgi kilovati peale ja tänaseks on hobujõu nii palju ära unustanud, et ei oskagi nagu seda kasutada. See on üks grupp vastajaid, eks ole, või arvajaid. Teine grupp on see, et jah, et las seal passis siis olla kilovatt, aga et omavahelises vestluses ikkagi endiselt kasutatakse hobujõudu, sest et nii on alati olnud, nii tundub õigem, number on suurem ja kõla on ägedam selles mõttes, et kilovatt kõlab natukene kliiniliselt, eks ole. Aga mida aeg edasi, eks ole, seda rohkem, ma arvan, jah, see kilovatt ikkagi saab valdavaks. Ja minul,
minul ei oleks midagi kilovatti kasutamise peale ja ma ütleks, et automaailm, kui sellest nagu turundus, et minu arust ei ole ka turunduses ammu neid hobujõude enam nii suuri vaja, sest me mingi hüperautode klassis liigume, ma ei tea, elektrihüperautode klassis mingi nagunii juba 2000 hobujõu juurde, et see on nagunii üks selline juba nagu tapeet. Ja minu arust võiks lihtsalt nagu, ma saan aru, et me ei saa ilmselt kunagi ei jõua selleni, et ameeriklased võtaks mõistuse pähe ja hakkaks kasutama 10 süsteemi. Nemad on oma imelike jalgade ja pluss siis Fahrenheit ja kõik see. Ikkagi olemas. ei, see, ühesõnaga meetrik, mis see meetermõõdustikku. Ja Fahrenheit ja kõik see, sest see puudutab 100 miljoneid inimesi, kes peaks hakkama ümber oma köögilauda mõõtma ühtäkki teistmoodi. Aga automaailm, et see tavaostja nagu nii ei süvene, et kas tal on see hobujõud või kilovatt, et minu arust võiks automaailm lihtsalt leppida kokku. Nüüd me kasutame kilovatti, sest seda, kilovatt on ju mõõtühikuna kasutusel ka teisel pool Atlandi ja Austraalias ja Briti saartel ja Saksamaal, et see kilovatt on kõigil olemas. Aga millegipärast siis nagu ei taheta üle minna ja mulle ka meeldib see hobujõud ja seal on nostalgiline kõla, aga millegipärast, kui ma ei tea, mul see kilovatt, kas ma elan omas selles mullis, et me räägime mingi autoinimestega kilovattidest ja teiste inimestega, sest et kui ma hakkasin vaatama meie vaidluse peale autofirmad, võtsin suvaliselt 3 esimest Eesti mingit autoesindust ja nende esilehe võtsin lahti ja mulle reklaamiti autosid seal hobujõududega. Et kui palju me siis tarbijale nüüd tekitame segadust, kui me läheksime kõik üle siin Autoleht ja Autogeenius aga vaata need kilovattidele. Autod, ega nemad ju tõlgivad kuskilt oma materjalid või on teine variant see, et seal istub arvuti taga mõni entusiast, kes 90-ndatel kasvas või 80-ndatel hobujõududega üles ja kuna see tundub õige, siis on läinud edasi seda rada. Aga tegelikult, kui sa vaata alustasid telefonidega ja laadimisega, siis telefonide juures on üks naljakas asi on alles jäänud, et ekraane mõõdetakse ka Eestis tollidega, kuigi keegi pole võib-olla seda tollilinti ise käes hoidnudki, aga naljaks on see, et telefonide puhul on eriti veel, kas on üle 5 tolli, kas on üle 6 tolli, need on sellised maagilised piirid, et tahaks väikest ekraani, tahaks alla 5 tolli, et see on kuidagi nagu alles jäänud ja siin on nagu naljakas et siin vaata need tehnikaajakirjanikud pole suutnud seda asja ümber pöörata ka kohaliku turu jaoks, pole viitsinud hakata teisendama seda, et see on kuidagi jäänud. Ilmne näide autode puhul on ju see, et autode isegi Euroopas autode väljamõõtu mõõdetakse ju tollides. Nii läbimõõtu kui ka laiust, et mõned asjad on lihtsalt, ongi see, et on harjumus, on jäänud ja nii ta on, eks ole, et kui ma ütleks sulle, et su autol on 59 sentimeetrise läbimõõduga väljed, siis sul poleks õrna aimugi, eks ole, kui suur need väljed on. Aga kui ma ütlen sulle, et 17 tolli, siis muidugi selge. Aga see on eriti absurdne sellepärast, et läbimõõtu mõõdetakse tollidega, aga laiust ja kõrgust rehvil ikkagi sentimeetritega. Mis on eriti veider puder. Jah, välje laiust mõõdetakse ikkagi tollides, rehvi laiust mõõdetakse tõepoolest millimeetrites, mis ongi omapärane, Või kõik millimeetrites, millimeetrites, mitte sentimeetrites, õige. Selle ekraaniga oli üks autotootja praegult üritas Eestis, ma just eelmine nädal tuli uudis, et Volkswagen ID.4 elektrimaastur jõudis Eestisse ja nagu ikka võtsid seal copy-paste ja hakkasid siis seda uudist seal tuunima, võtma maha seda kõike, mis on maailma parim ja siis tõlgin ja kirjutan ja vaatan, jube suur ekraan on, kas tõesti, kujutad juba ette, ma olen ju neid ID4 pilte näinud, et siis on ID3 lihtsalt kõrgem, kas ta on nagu selline Tesla hiidekraan sisse pandud, oligi Volkswagen oli teinud, kas siis tõlkija nagu teadmatusest või selline turundusosakond teadlikult oligi selle 10 ja 12 tollise ekraani löönud sentimeetriteks. Ja mul peas kohe tekkis selline assotsiatsioon, et vägev ekraan on sees. Aga muutsin tollideks tagasi. Et tekiks nagu, mis see lugejale ütleb, kui ta ühtäkki on ühes autos on 30 sentimeetrise läbimõõduga ekraan või diagonaaliga.
No, vist saab paremini aru kui reffidest, või just velgedest, et nende puhul on see asi rohkem kinnistunud. Lihtsalt remargi korras, et üks autofirma, kes vahepeal üritas väljemõõtude puhul sentimeetrid hakata ajama, et näed, et meil on nüüd 45,7 sentimeetrit on need väljed uued või peaaegu 50 sentimeetrit, oli Mercedes-Benz. Ja oligi pressiteadetes olid sentimeetrites toodud väljemõõdud, aga see on nüüd ära kadunud millegi pärast. No seal on paratamatu loogika tegelikult selles olemas, et kui need lähevad ikkagi 15, 16, 17 sellise selge ja arusaadava sammuga ja sa neid kuskile komade peale hakkad teisendama, siis see tulemus lihtsalt läheb tarbija jaoks ka paratamatult segasemaks. Aga minu meelest teie kui autoajakirjanikud te peaksite ikkagi enda tarbijat on ju silmas pidama, et mida tarbija tahab, millest tarbija aru saab. Ja see vist kipub on ju minema tänapäeval ikkagi sinna kilovati poole, et see maailm, milles tarbija elab. Sest kui isegi mina lähen, näiteks ma ei tea, endal Mazda 6 tahaksin minna täna ostma, siis ma võtan auto 24 lahti, vaatan, see on 110 kilovatti, see on 122 või mis need seal on ju. Et sa nagu võrdled neid omavahel ja siis tekib see üldpilt tekib ikkagi ainult kilovattides. Nii ja naa, aga ma arvan, et kui tulevikust rääkida, et mis siis saama hakkab, siis ma arvan, et tegelikult seoses suurepärase revolutsiooniga nimega elektriautot, siis ma arvan, tulevikus lähebki kilovattide puhul peale üle, et elektriauto puhul see kilovatt tundub natukene loogilisem, et elektriautode puhul või siis täpsemalt elektrimootori puhul rääkida hobujõududest, et see tundub mulle isiklikult ka pisut vastuoluline, et natuke naljakas, natuke võõras. Jah, ma olin kindel, et see küsitlus tuleb natukene võrdsem, kui ta tegelikult tuli. Nüüd ongi see Martini argument, et meie nagu need lugejad, et ma kahtlustan, et sinna vastama, ma ei ürita mingit muud pointi tõestada, aga ma kahtlustan, et sinna arvama läksid ikkagi need inimesed, keda autod väga sügavalt huvitavad ja nemad teavadki need kõikide enda mootorite võimsusi kilovattides. Ja see inimene, kes läheb lihtsalt poodi autot ostma ja ta teab umbes, et 100 hobujõuline auto ja 200 hobujõuline. Ma arvan, et siin sa tegelikult eksid. Ma arvan, et need, kes veel vähem autodest teavad, need on veel rohkem kilovati maailmas. Nemad võib-olla isegi ma arvan, et nad ei ole seda sõna kuulnudki. Mul ka üks tuttav avaldus arvamust ja ma ei ole selle peale ka niipidi mõelnud, et avaldas arvamust, kõik siin räägivad, et mind nagu autod ei huvita, aga kõik räägivad kilovattidest, aga kui ma kuulen kedagi, kes ütleb, et hobujõud, siis mul lähevad kohe kõrvad kikid, see on vist tark mees. Ma ei ole ise niipidi nagu seda asja mõelnudki. Mäletad, Tõnu, kui me kunagi sina käisid vist Raadio 2 rääkimas, kui oli see, et see teema, et kuidas jätta auto inimest seltskonnas muljet. Ja siis me käisime selle välja, et kui sa räägid hobujõududest, et siis sa oled nagu selline noob või noob, algaja. Aga kui sa ikkagi räägid kilovattidest, siis sa oled selline kõva tegija ja ilmselt tead autodest nii mõndagi. No jah, siis vast juba peaks seal Newton-meetriga lajatama, et see tuli muidugi siis ka, et need kommentaarid, mis tulid, et me saime ikkagi sellise hardcore kasutaja ka kätte, et siis järgmine küsimus, et kas rattast või väntvõllist mõõdetuna ja see läks päris karmiks ära. Aga muuseas, kes ei tea, ma ikkagi otsisin saadet ette valmistades välja, et kust see hobujõud üldse tuleb. Ja James Watt, kes siis aastal nüüd ma valmistasin ette küll, aga aasta kaotasin ära. Mingi 18. 18. sajandi lõpus töötas välja sellise täiustatud aurumootori ja selleks, et seda siis müüa või selgitada inimestele, miks nad peaksid hobuste asemel seda kasutama, siis ta matemaatiliselt üritas ära tõestada, et mitme hobuse töö see konkreetne aurumasin, millel on nii ja nii palju võimsust vattides, et mitme hobuse töö ta nagu ära suudab teha. Seal Vikipeediast võite vaadata hästi sellised keerulised arvutused, mul on juba silmadest kirju, aga jah, aga see ongi see kihv taust ju, see ongi ju see kihv taust, et sa tead, et sul on auto, millel on 100 hobuse jõud või et sul on auto, millel on 200 hobuse jõud. Aga vaadake teistpidi, tegemist on turundustekstiga 19. sajandi lõpust, mis on nii kõva turundustekst olnud, et ta on jäänud elama
et proovige tänapäeval sellist turundusteksti teha, aga samas teistpidi tegemist turundustekstiga, mis on jäänud, et siin on nagu nii ja naa, aga me vist ei maininud seda ära, et oma väga professionaalses vestluses, et tegelikult mis nende asjade omavaheline suhe on? 1,36. Kui sul on 1,36, kõige lihtsam, kui sul on öeldud, et see auto on 100 kilovatti, korrutad selle 1,36-ga, saad teada, et see on 136 hobujõudu. Nii et nende omavaheline suhe on alati sama. Kui me räägime siis metric horsepowerist, ehk siis see, mida me siin Euroopas, meie turul, Saksa turul kasutatakse, aga Ameerikas ja Briti saartel on selle asja nimi imperial horsepower, ehk siis tähisega BHP ehk brake horsepower, on mul õigustanud? Ja siis on see suhe on 1,355, et ta on väga lähedal, ta on erineb umbes 1% võrra sellest meie hobujõust. Et seal on nõrgemad hobused on seal ajalooliselt olnud, ma saan aru. Ei, no asja iroonia on ju selles veel, et tegelikult hobusel kui loomal on tegelikult 5-15 hobujõudu on ühel hobusel. See on veel eriti näljakas asi minu arust selle asja juures. Et jah, et see brake horsepoweri ja meie hobujõu vahe tuleb nagu võimsamate autode puhul, muutub seal, tekib mingi 5 ja 10 hobujõuline vahe. Et no näiteks Bugatti Veyronil, eks ole, oli 1001 hobujõudu, eks ole, aga meie omasid, eks. Meie omasid ja Briti omasid oli 987, et öeldakse, suur vahe, eks ole. Briti saartel oli seda siis, või Ameerikas raske turundada, ei saanud siis 1000 täis panna. Miks te 1000 ei teinud? No võt. Aga mul on nüüd küsimus, et mis nüüd nagu siis edasi saab? Ma ei tea. Paralleelselt, siis tuleb mina olen nõus nagu, et paralleelne kasutus on nagu, on okei, on ju. Aga siiski mul on tunne, et arvestades ikkagi Eestit ja teie lugejaid, et mul on tunne, et kilovatt on kindlasti oluline välja tuua. Teine eraldi asi on see, et kuidas näiteks nagu pealkirjades, et kui on tõesti tore auto, mis sai ümmarguse numbri täis, sa võid muidugi selle toreda ümmarguse numbri välja tuua, see on ka turunduse mõttes muidugi hea, sellepärast et kilovatid tulevad siis, võib-olla ütlen arvutusvea, aga 200, 300, 400, siis sinna sisse saad 300, 400, 500, 600 hobujõudu panna, et sa saad 4 sellist ümmargust T-tähist panna sinna, kus kilovatid saavad 3 ümmargust T-tähist. Saab ühe pressiteate rohkem saata. Et kui keegi tuleb välja sellega, et 500 hobujõuline auto, eks ju, et ma ei tea, mingi auto et tulge jube kihvt, keegi firma avalikustas, mis see siis kilovattides on, Tõnu teab, 387 või? Ürituseks. Et kui on 500 hobujõuline auto? 368 kilovatti või? Nii, et üritus jääks ära, on ju, hobujõudude maailmas saaks ürituse korraldada, aga kilovattide maailmas jääks pidu ära, jah. Just. Tikuvõilevad jääksid söömata. Hääldada on seda juba raske. 368 kilovatine. Okei, nüüd me vist hakkame ennast juba kordama, et varsti avalikustame küsitluse tulemused. Natuke olen siin vihjanud, mis need tulemused on. Aga ma ei tea. Tõmbame siis otsad kokku ja hakkame tööd tegema. Aitäh, et olite. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.